videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Järjekordne nädal läheb käima läheb käima vääramatult kui saatus. Ja tagasi seda ei pööra. Ja kõik, mis oli eile. Hiinlastel on ütlemine, et kui sa soovid kellelegi midagi tõeliselt halba, soovi, et ta elaks ülemineku ajal. Ja nüüd lähemegi kärinal-mürinal üle väljauuriva ajakirjaniku Andres Raidi peale, kellel vaatamata sellele, et ta on tegelikult tummaks löödud, on nii mõndagi öelda. Tere! Ega tummaks on raske lüüa, aga mõtled, et see elu ei suuda enam millegiga üllatada, aga suudab küll. Ja ma räägin meil toimunud valitsuse vahetusest, või tähendab mõningatest, valitsus ei vahetunud tegelikult, valitsuses toimusid mõningad muudatused, ütleme seda niimoodi. Aga need muudatused on üsna küsitava nii eesmärgiga korraldatud kui ka sisult ja kvaliteedilt ja kvantiteedilt ja kõigelt küsimusi küll. Aga mul on hoopis teine aspekt välja pakkuda. Pakuks, et kui keegi pole midagi teha hetkel, siis äkki mõtlete selle peale ja kuidagi sellise nurga alt. Meil on väga palju juttu olnud süvariikist. Süvariik ja süvariik korraldab ja süvariik jätab korraldamata ja süvariik teeb ja oma tahtsi talitab ja süvariigil on meeletu jõud ja ega täpselt keegi ette eriti ei kujuta, kui me räägime süvariigist, kes need täpselt on. Ehkki Ühendriikides on, just eriti Ühendriikides on ilmunud väga palju kiritusi tõsiteadlastelt, kes ikka jõuavad lõppude lõpuks sinnamaani välja, et ilmselt on süvariigi näol tegemist ikkagi jõustruktuuridega ja nende koondatusega ja isegi võimalikele seostele, transkontinentaalsetele, transatlantilistele sidemetele ja nii edasi ja nii edasi. Et midagi ei toimu siin kuskil kooskõlastamata, väiksed asjad võib-olla ka meie valitsuse vahetus või valitsuse täiendus, muudatus on kuskil kellegiga kooskõlastatud, mine sa tea, aga imeliku mulje ta jätab. Ja nüüd, aga kujuta nüüd ette, et kui tõepoolest on kuskil mingisugused ametnikud, kes on oma professionaalse ettevalmistuse poolest väga head ja nad on tõesti head ja nad tunnevad asja põhjalikult ja nad teavad seda läbi ja lõhki, aga valitsus nende kohal muutub üha hullemaks oma kvaliteedi poolest. See tähendab, et nad annavad ilmselgelt rumalaid korraldusi, nad annavad korraldusi, mida ei ole võimalik täita, põhimõtteliselt ei ole võimalik teha. Ja nii edasi. Kas siis ei või tekkida mingisugune süvariik heas mõttes? Et ametnikkond võtabki selle oma kätte, vaikselt vaatab sellele ministrile või siis aseministrile või kantsleri otsa, muidugi, aga teevad ikka oma tahtsi või igaks juhuks kindluse mõttes ei tee mitte midagi. Kõik läheb nii nagu läheb, iseenesest. Aga see on niisugune väike positiivne võtte või eidos, nagu kreeklased ütlesid, et võib-olla võtab see nende saamatute ja täiesti ebapädevate ja ebakompetentsete, muide küsi nende käest, mis on pädevus ja mis on kompetents. Väikese summa peale pean kihla, et see õiget vastust ei saa. Aga see on võimalik, et tekib niisugune selline positiivses mõttes süvariik. Kas või positiivne selles mõttes, et kõiki hullusi täide ei jõuta viia, ei taheta viia ja ei lasta viia. Selle miinus on see, et raha kulutatakse ära ikkagi ja mitte sittagi ei juhtu. Ja. Küll aga raha on vaja juurde laenata, sest raha on ainukene asi, millest nad kuradid aru saavad. Ja siin on veel teine asi. Vaata, hull. See on lihtne ja selge. Hull ei ole loll. Ei. Aga loll võib olla ikka hull küll, sellepärast, et lolli teod, tegevused, reageerimised
need on ettearvamatud. No sellepärast ongi juhtimisteadus on alati seisukohal olnud, juhtimisteaduses on alati rõhutatud seda, et ebapädeva, ebakompetentsi ja suisa rumala ehk lolli inimese motivatsioonist standard või tase tuleb hoida nulli lähedal, võimalikult nulli lähedal, siis ta jätab mingisuguse sigaduse tegemata või lolluse või rumaluse. Jaa, aga tema, mis asi stimuleerib lolli? Stimuleerida saab väljaspoolt, Just nimelt, mis ajab lollile ora tagumikku, et ta hüppab? No näed, meil kuidagi käib see väga intensiivselt ja väga efektiivselt muide, sest vaata, seda kas või seda uut koosseisu vaadates tekivad ju mingisugused mõtted, et kes tõepoolest neid asju kole nii väga liigutab, sellepärast, et näiteks võtta kas või Karmen Joller, me ei hakka siin üle rääkima seda, mida Joller põhja-eesti keeles tähendab, aga tema need sõnavõtud, kas või seal pandeemia aegsed ja kõik, seal ei ole kuskil tunda mingit professionaalsust või mingit professionaalset lähenemist, küll aga emotsioonid, mis keevad üle. Nüüd ministri ametis sa pead olema vastupidi kalkuleeriv, pikalt mõõtev, enne kui midagi. No ei tea, me ei taha öelda, me siin ei aruta selles mõttes, kas on hea või halb või me pakume lihtsalt inimestele natukene mõtlemisainget, võib-olla natuke teise nurga alt. Aga võt, et kui hariduses on puudujäägid, siis ma pakun sulle ühe näite veel. Nüüd ma võtan paberi muide appi. Pakosta ja vanglad, selline pealkiri. Ma loen ette, vabandust, siis keegi ei saa öelda, et ma midagi välja mõtlen. Nii, temast käis välja selle initsiatiiviga, et vanglad tuleb anda rendile, et sinna tuleb välismaalt võtta vangid ja siis hakkame seda teenust osutama. Alustati vist inglastega õige mitu aastat tagasi, visati see Overtoni aken liikuma ja nüüd protsess pašol, kui tsiteerida Gorbatšovi. Kui poleks Pakosta vahele jätnud bakalaureuse astet oma juuraõpingutest, ta ju hüppas omamata mitte mingisugust ettevalmistust ja tema sisseastumisdokumendid on kaduma läinud Tallinna ülikoolis, muide neid ei ole kuidagi võimalik enam leida. Mul on ametlik vastus selle kohta muide olemas. Ja ta hüppas otse kohe magistrisse. Ja nüüd siit tuleb välja, et see bakalaureuse aste tegelikult, eriti juurakraadi omandamisel, on ikkagi väga oluline. Vangla osutab mis teenust riigis? See on riiklik ettevõte, riiklik asutus, riiklik institutsioon, mis osutab avalikku nii-öelda teenust. See on avalik teenus, see on riiklisisene. Nüüd ta tahab selle riikliku avalik-õigusliku teenuse muuta äriks. Kas sa saad aru, milles jutt käib? Noh, et oma osalus peab ka olema. Sellega tegelevad igasugused OÜ-d, MTÜ-d ja ma ei tea, missugused veel. Riiklike teenuste hulka. Seda kuidagi, tähendab, vanglateenus on riiklik teenus. Ja nüüd see kuskile rentida välja, seda hakkavad osutama, ei tea kes. Siin on juba juttu olnud, me peame õppima siis inglise keelt nendele personalidele ja ta tahab veel sinna 150 inimest juurde võtta. See tähendab, et kas oli küsimus nüüd äkki hoopiski selles, et kui, jube lugu küll, meil on vange vähe ja vangla seisab tühi. Äkki oli küsimus selles, et ebapopulaarne otsus koondada need vanglatöötajad, kes on tööta jäänud. Vastupidi, nüüd võetakse 150 tükki veel juurde. Poliitiline profiit on igal juhul olemas. Ja selleks on meil, Andres, selleks on meil vaja välistööjõudu ilmselt. Jah, aga me esitame siin antud juhul küsimusi ja suhe, mis on riiklik teenus, avalik õiguslik teenus, mis tahetakse nüüd sokutada mingisuguse kahtlastesse konteksti. Me esitame siin, rõhutame veel kord, me esitame siin küsimusi, mõelge jõude hetkel, kuidas teile tundub. Me ei esita siin mingisugust lõplikku tõde ja
oletame, et mingisugused juristid kindlasti on suutelised tõestama, et nii just see olema peabki ja teisiti kuidagi ei ole põhimõtteliselt võimalik, sellepärast kohe me hakkame neid seadusi tõlgendama. See on nagu Eesti põhiseadus on üks, aga nende tõlgendusi on nüüd ilmunud köidete kaupa, mis on hoopis mahukamad kui see põhiseadus ise ja seda on tehtud, tundub vähemalt konteksti järgi ja sõnastuse järgi ka, on tehtud ainult ühel eesmärgil, õigustada kõike seda, mis konstitutsiooni ehk põhiseadusega kokku ei käi, et see tegelikult põhimõtteliselt on ikka, kui väga tahta, siis ikka saab küll. Jutt on kas või e-valimistest või midagi taolist. Siin ma võtaksin veel ühe detaili natukene niimoodi kraapimiseks. Praegu said ministri kohale need, keda on populariseeritud enamalt jaolt kollases ajakirjanduses. Poissmehe saated ja kõik niisugune. Jah, aga see tähendab, et kontingent, kellele niisugune inimene tuttav tundub ja võib-olla ka meeldiv, see on samuti siukene kollase võitu ja nüüd ma võtsin siin... Ega sa rassile ei vihka nüüd ometi? Ei, oia jumal, rassid, ma ei tea, praegu vist rasse ei ole, aga salaja on edasi. Salaja on. Võtame sulle niimoodi sissejuhatava lause. Ma tarisin ka kohale. Senine kliimaminister Yoko Alender rääkis ERR-ile, et kliimaministri asendamine keskkonna ja energeetikaministriga on mõistlik, kuna kliimaministri roll võis inimestele kaugeks jääda. Mis on siin konstant, mis on siin muutuja, mis tegelikult... Kliimaministri roll. Roll ja nimetame selle rollikolli nüüd nimetame, mis ta oli keskkonna ja energeetika ministriks. Ei, aga tähendab kliimaministri roll, milles seisnes? Kliima mõjutamine või kliimaasjade korraldamine? No seda me oleme arutanud, tema oli nagu. Ta oli, ma saan aru, üks suur kate suurtele raha liikumistele siia, tänna ja kolmandale poole. Me isegi ei vihja, et see oli kõik valesti tehtud. Ei, võib-olla ei olnud, aga võib-olla oli. Aga mis asja tehti? Mitte midagi. Aga vaimustusega, entusiastlikult. Nii, nüüd on veel üks niisugune küsimus. Ursula von der Leyen, see on nüüd üks niisugune peenike asi. 800 miljardit, kas sa oled sellest kuulnud? 800 miljardit Euroopa relvastamiseks. Suti olen kuulnud nii, ka. 800 miljardit. See on võrdlemisi suur summa. Sõltub millega võrrelda. Jaa, seda muidugi. Ma kohe toon sulle võrdluse ka. 800 miljardit, aga nüüd on huvitav aspekt on siin sees. See sisaldab, oli võimalus võtta see lahti, sellepärast, et see on avaldatud ka. Ja seal on kirjas, et igasugused relvasüsteemid, pommid, suurid ja väikesed, miinid, niisugused ja naasugused, kõik võimalikud ilusad ja koledad ja raketid kõrgele lendavad ja vähem kõrgemale lendavad ja maaga paralleelselt lendavad ja igasugused niisugused asjad. Aga terve hulk miljardeid on ette nähtud esmaabivahenditele. Esmaabivahendid, mis on loomulik sõjategevuse puhul, ikka inimesed saavad pihta, kes on lähemal, kes kaugemal, ega miin ei küsi, lõhkeb seal, kus parasjagu lõhkeb, ja ega tema asi pole kas see tsivilist ümberringi või sõjaväelane. Loomulik on see, et meditsiinivahendeid on vaja, aga enamus need meditsiinisummasid koosneb, mis sa arvad, mis tarnetest? Vaktsiinidest, mis on sõjaolukorras äärmiselt vajalikud. Et näe, see liigutab veel. Ega ma ei ütle, et vaktsiine vaja ei ole. Loomulikult kindlasti on teatud haigusi, mida aitavad vaktsiinid ära hoida, aga selle 800 miljardi sisse on oskuslikult. Ja teada on ju Ursula von der Leyeni selline soolo nende ravimite tellimisel Pfizerilt, kus allkirjastati miljardeid ja miljardeid ja miljardeid. Ja mida
lepingut ma pean silmas, ei näidatud ka eurosaadikutele, seal oli mustaga välja maha tõmmatud, et seda ei saa näidata, seda ei saa näidata. Ja täielik soolo, muide Poliitico ajakiri ja mitmed teisedki väljaanded, sealhulgas ka tuntud Saksa väljaanded, Allgemeine Zeitung. Nad on süüdistanud nüüd Kaja Kallas täpselt samasuguses soolos ja on pakutud isegi välja, et kas Kaja Kallas mitte oma uues ametis ei käitu endiselt nagu väikeriigi peaminister, kus ta ei pidanud mitte kellegi käest midagi küsima, kellegiga nõu pidama, mitte kellegiga ei pidanud ta midagi kooskõlastama ja see on ka tema fiasko, need suured rahad, 40 miljardit, vähem miljardeid, lõppude lõpus pommid, ka selles ei lepitud kokku. No, alustas halvasti, mine tea, võib-olla hakkab paremini minema, võib-olla võtab õppust, ehkki tegelikult perekonna lugu vaadates, no tütar lööb praegu ikka isa üle kõvast summade poolest vähemalt, ikka oluliselt. Aga noh, soovime jõudu ja peale hakkamist ja mine tea, et äkki järgmised initsiatiivid ei tundugi niivõrd utoopilised ja võib-olla midagi õnnestub ka ja võib-olla läheb meeleparanduse teele ka. Ega praegu ei ole võimalik aru saada, mis toimub tegelikult. Juba tükk aega ei ole võimalik aru saada, mis toimub ma võin tegelikult. Ma võin öelda, nüüd seoses selle 800 miljardiga, mul on selle üks võrdlus. Ma võtsin selle uudise kaasa Marie-Louise Albuquerque. See on nüüd Euroopa Komisjoni, mis ta on, finantsteenuste investeerimisosakonna juht. Või teenistuse juht, finantsteenused ja investeerimisteenistus on selline olemas. Teenistus? Jah, või amet. No hea küll, okei. Department. Department juba, siis on selge. Siis on kohe selge. Ja nad on kindlaks teinud, et Euroopa kodanikel on pankades hoiustatud umbes 10 triljonit raha, mis seisab. Ja idee on nüüd välja käidud, et see raha tuleb kätte saada. Ja seda ma juba lugesin möödunud 10 triljonit kodanike raha, see on vaja kätte saada. Loomulikult ei hakata võtma nende käest, kes võivad vastu kirutada. Või hakata kuidagi Loomulikult võetakse see ära nende käest, kes on voonakesed ja vaikivad ja söövad selle, neelavad rahulikult alla. Nii et ei tea lähitulevikus, aga selline asi on käima lükatud. Lihtsalt inimestele teadmiseks, et vaata, sellel on ka mitu otsa. Sellepärast, et kui forseerida inimesi maniakaalselt koguma raha, et muidu võib tulla tead rasked ajad ja too ära võtta üldse palka välja, pane kõik kuhugi panga investeeringusse, muidu juhtub veel ohohoho ja rääkimata veel ahahahast ja inimesed rabavad raha teenida ja nad ei kasuta seda raha, see on surnud raha, mida närib isukalt inflatsioon, mille terviseks tasub võtta ja vaata, see on see ületootmine. Meil tõusevad hinnad. Miks? Sellepärast, et firma ei saa toota odavamalt, kuna maksud ja töötajad tahavad kõrgemat palka ja selleks, et töötajad saaksid kõrgemat palka, pead sina kui lõpptarbija ikka rohkem ja rohkem ära andma, kuni ja vaata, need asjad ei saa olla elujõulised. Ei saagi. Ja Marx juba oma kapitali kontsentratsiooniga andis mõista, aga kes see siis mõistis? No ja nii edasi. Meil, vaata, siin on jälle üks äraneetult huvitav sõna, millega teenitakse raha, sest kui sa müüd oma elamist, korterit, maja, värki, siis müüd sa miljoni vaadet. No hüva, ma lähen hommikul tööle, tulen õhtul koju, tõmba kardina ette
ja mul nagu ükskõik, kui kõrgeks nad seda vaadet hindavad või nad kujutavad, no samas elu lõppfaas võibki olla niimoodi, et hommikul lükatakse sind ratastoolis akna juurde ja vaatad miljoni vaadet ja sittagi aru ei saa. See ka võimalik. Tahad, ma räägin sulle veel midagi. Avanti popolo. Jällegi, võtan paberi ette, et mitte eksida. Valitsus kinnitas pensionitõusu. Kristiina Kallas ütleb niimoodi. Meil on pensionite tõstmiseks tulevikus ainult 2 võimalust. Kristiina Kallas on meil haridusminister. Mitte pensionite, vaid pensionide. Haridusminister võiks eesti keelt vallata kuidagi moodi. Ja tema enesekindlal kõrgusel võiks olla ka korrektor. Ikka juhtub ju. Võiks olla. Ja ERR, Rahvusringhääling, paneb takka järgi. Valitsus ei plaani pensionite indekseerimist muuta. Pensionite, jälle. Pensionid. Tegelikult on pensionide. Aga see on haridussüsteemi vili. See on haridussüsteemi, selge. Nii, olgu pealegi. Ja siis on veel, vaata, kes asuvad sügisest juhtima Tallinna Ülikooli akadeemilisi üksuseid. Üksusi, mitte üksuseid. D ja I mitmus ei ole nii keeruline. Seda me õppisime koolis 6. klassis. No kui mitte isegi varem, aga ega ma ei vannu ka. 6. klass. Nii, rääme edasi. Mul on siin, nüüd paluks tõlget. Tarmo Tamm ütleb niimoodi. Edukas ettevõtja, kindlasti tubli inimene, aga ütleb niimoodi. Kuni Eesti ei ole sõjaks valmis, ei tohi võtta ühtegi hektarit metsa meie majandusest välja. Et kui on sõjaks valmis, mustkunstnik Kaabu Jänes. Et kui on sõjaks valmis, siis võtame metsamaa, nii või? No siis võetub ta ise võib-olla maha, kui... No kummaline, aga ma ei tea, mingi toimetaja võiks ka ju vaadata neid pealkirju. Võib-olla tal on mingisugune väga hea mõte ja võib-olla on suur niisugune asi taga, tõepoolest mingisugune niisugune tänuväärt idee välja käidud. Toimetaja peab ka olema ustav, mitte vastaline, kes norib iga tähe kallal. Nüüd Jüri Leinvere annab meile teada, ta elab Saksamaal nimelt. Saksa haritlastel on Trumpi väljaütlemistest kõhuvalud. Nad võtavad unerohtu. Vaata see unerohu ja kõhulahtisti segamine. Ei, see kõhuvalu siin pidi olema. No aga ongi valus, kui lahti hakkab minema. Siis on valus. Kogub kaasa ja siis võtad unerohtu ja üllatad ennast hommikuks. Mida ütleb doktor Joller selle peale? Kui kõhuvalu, siis unerohtu tuleb võtta. No, olgu pealegi. Ega meie soovitame kõhuvalu puhul pöörduda ikkagi tohtri juurde, teha kindlaks, mis viga on ja siis vastavalt ka võtta kas rohtu või teha midagi muud. Olgu. Roland Mäe ütleb meile niimoodi. Londonis juhtub Tallinnast 100 000 elaniku kohta 4 korda vähem õnnetusi. Liiklusummikud päästavad elusid. Liiklusummikud päästavad. Tähendab, mida rohkem liiklusummikuid, seda vähem on hukkunud inimesi, seda vähem on liiklusõnnetusi, kõik seisavad ummikus ja midagi ei juhtu. Iseenesest on see hea seisukoht või kuidas sulle tundub? Mulle tundub, et näiteks kui lõpetada elanikkonna varustamine veega, siis peaks vähenema tohutult vanni uppunute arv. Ja muidugi. Küll aga võivad nad vannis lihtsalt pea ära lüüa ikkagi ja... Aga vann... Ei, vann las olla. Vann on statistiliselt vajalik üksus, kuhu on võimalik uppuda, aga me ei uputa. Selge. Võt niisugune seisukoht. Nii. Teslade põletamine on maailmas lahti läinud, aga hämmastav on siin juures mitte see, et on lahti läinud, vaid hämmastav, võib-olla isegi mitte hämmastav. Meie ajakirjanduse toon nende juhtumite kirjeldamisel. See tundub olevat igati vastuvõetav, igati kiiduväärne tegevus, sellepärast, et Musk on ju selline.
mingisugune täiesti imelik tegelane, kelle tegemistest ei saa aru ja kellel lisaks sellele on väga palju raha, kadedus sinna takka otsa ja Tesla peabki Teslasid põletama umbes niimoodi, sellepärast et võt see Musk on selline ja võt Musk on selline ja ja rohelised on vait nagu nunnad saunas, las tossab, las akud tossavad, see tähendab, et sellisel juhul, kui meile keegi ei meeldi, näiteks poliitilist, tuleb nüüd uus, et Karmen Joller astus valitsusse või Igor Taro ja tal on auto ja kuna ta mulle ei meeldi, siis lasen põlema panna või panen ise või. Kas see on siis kuidagimoodi aktsepteeritav või? No aga see näitab võib-olla kodanikuvabadust või kurat teab, mida vaata, mis Türgis toimub. No, jah, Türgis takka järgi, ma kuidagi ei tea, no mis siis, et sulle uus minister ei meeldi, aga sa ei lähe ju ta autot põletama, sa ei lähe jälita teda ja siis katsud talle kuidagi sülitada mantli peale või no ei tee ju niisugust asja. Igal inimesel oma hingeelu ja südamesoojus ei iial või teada. Aga võib-olla, nii. Nüüd üks mingi väga positiivne asi, muide. Saskia Alusalu, kui ta on selle ise kirjutanud, on kirjutanud artikli pealkirjaga see kogemus tõi mind pärast tippsporti maa peale. Ma lugesin seda ja lugesin teist korda jutti ja ma sain aru, et ma naudin seda teksti. Hämmastavalt hea, ladus, selge, kompositsioon paigas, süntaks paigas, ortograaf, kõik selge, hämmastav, lihtsalt tippsportlane siiski. No aga vaata, kui ilus naine, ega tema ei saagi koledat kirjatükki välja anda. Aga kirjatükk, kui ta selle ise on kirja pannud, hämmastavalt selge, hämmastavalt hea. Hoian pöialt, et ta oleks selle ise kirjutanud. Tõepoolest, sellepärast, et me siin jorisime tavaliselt, ma kirjutasin selle ekstra välja, sellepärast, et lihtsalt suurepärane. Muide, vehklemisneiu Nelli Differt on ka üks selline, kes oma avalikes intervjuudes, mida ta on andnud, ma olen kuulanud, tal on hämmastavalt hea esinemisoskus, hämmastavalt soe, hämmastavalt empaatiavõimeline, hämmastavalt hea jällegi süntaks, leksika, kõik on paigas, lihtsalt suurepärane. Võt, näed, no juhtub. Ja siis samal järgmises mingisuguses loos esineb mingisugune poliitik kuskilt või värske või vana oli ja mingisugune minister või kantsler, kuuled, no tahaks midagi halvasti öelda. Ja siis tuleb Nelli Differt või siis Saskia Alusalu ja palun väga, kõik ei ole veel kadunud, meil on neid inimesi küll, kes oskavad olla ja oskavad rääkida, oskavad mõelda ja. Kui ma nii kohutavalt ei salliks igasugu koolitusi ja koolis käimist, võib-olla ma suudaksin ennast ka parandada, sest praegu viimasel ajal ei ole tulnud, aga kogu aeg on mul postkasti regulaarselt lausa potsatanud, et Lepa, tule osale nüüd Martin Veinmani koolitusel, saad esinemisjulgust ja midagi taolist. See on ka mulle tulnud, nii et aeg-ajalt tuleb. No aga äkki võtame käest kinni ja läheme sinna. Läheme kuskile, kindlasti. Nii, hoiatus. Tee joomine ei pruugi olla üldse nii ohutu, kui arvame. Joomine ise siis või? Tee joomine ei pruugi olla ohutu. No, kuidas seda kirjeldada? Tee joomine ohutu või mitte ohutu? No loomulikult, kui sa kallad endale selle peaaegu keeva tee näiteks vesti peale. Sa nüüd viitad Eesti vanasõnale või rahvatarkusele, loll saab kirikuski peks. Kui sa üritad teed juua vale otsaga, siis läheb kõik sinna. Sa rääkisid siin praegu koolitusest, et võiks minna ja midagi. Tee joomise koolitust, et võtad selle tassikese ja 2 näppuajad sirgu. Ja see ka veel ja lusikas peab sees olema. Ja kui ei ole, siis vasak silm juba reflektoorselt niikuinii läheb kinni. Reedab. Jah, et tavaliselt ta on seal olnud. Nii, aga enesearengust. Kuidas on kõige kiirem viis
arengut nii-öelda sellesse panustada ja seda teostada. Ma nüüd natuke itsitan. Enesearengut. Jaa, oota. No mina alustaksin sellest, et katsuksin asjatundjate käest välja uurida, kuidas pidurdada enesearengut ja siis võib-olla, kui ekspert seda on soovitanud, siis pidurdaksin ja sa kurat, kus areng areneks. No, tuleb välja, et selleks on väga lihtne võimalus. Mitme naise ja mehepidajatest dokfilmi teinud Eva Kübar ütleb niimoodi. Polüamooria on enesearengu kiirtee. Tähendab, hakkad harrastama polüamooriat ja eneseareng ongi kiirteel, läheb nagu leps ja reega ja kiirteel, kiirkorras. Polüamooria. Vaata, siin ma saaksin öelda... Kuidas on mingid Einsteinid ja ma ei tea, kuidas Caravaggio või siis Vivaldi või keegi või Aristoteles, nad ei teadnud sellest mitte midagi. Eva Kübar ei olnud veel filmigi teinud, aga mingi areng nende isiksuste puhul ikkagi toimus. Tead? Ei tea. Ma tean, et ei tea, aga ma alustasin ka niimoodi, ebalevalt. Siin saab, see kisub ropendama teataval määral, aga vähemalt selle sõna on toonud minu leksikasse igati auväärne ja väärikas, tark, intelligentne inimene, kes kahjuks on meie hulgast lahkunud, nii et ja ma jätan ta nime ütlemata. Põhimõtteliselt see on elagu litsid ja türaorjad. Ossa jeekim, vaat nii. Nii, Eesti Energia hinnati rämpsuks. Mida see tegelikult tähendab, selline pealkiri? Ju siis on. Ei, vaata, mitte kuskil ei taheta mäletada millegi pärast ühte fakti. Ta on miljardi võlgu, Eesti Energia. Kes vana asja meelde tuletab. Sellelt siis, jah, olgu pealegi, me ei tuleta meelde. Muide puutusin kokku niisuguse asjaga vahepeal. Norra põlvkondade fond. See on fond, mis kogub teatavasti ju Norra on väga naftarikas riik ja seal puuritakse naftat ja selle eest teenitakse väga korralikult. Ja tänu sellele on Norra riik kõrvale pannud terve suure hunniku raha, millele praegu nüüd sõjardid loomulikult loodavad käppa kuidagi moodi peale saada. Aga seoses selle Norra enda üks mingi väljaanne kirjutas ja sellest tuli skandaal muidugi. Norra müüb naftat Euroopa riikidele ja saab sellest $25 barrelist. 25. Ülejäänud summa, mis on turuhinnale, toob lähemale, sõltuvalt, kas see on siis 60, 70 või 80 või kuskil seal vahel kõlgub, makstakse kinni paberites ja kohustustes. Tähendab, tuleb e-kiri, et nüüd on teil arvel seal nii palju, teil e-arvel on nii palju e-raha ja nii edasi. 25, jah, 25 eurot barrelist, vabandust, on füüsiline raha, aga kõik ülejäänu tuleb lubadustest. Nüüd selgub, et vahepeal on nende fondidega midagi juhtunud. Igasugused turutõrked, igasugused aktsiakõverad, igasugused muud asjad. Siin oli alles hiljaaegu mitu miljardit lendas kuidagi moodi korstnasse. Tähendab jälle mingid tururegulatsioonid, mingid aktsiakõikumised ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ühel hetkel see kõik see Norra heaolu fond, tulevaste põlvede fond, võib osutuda üheks suureks nulliks. Ja Norral tuleb välja, ei ole siis sellel hetkel mitte midagi kõrvale pandud. Muide, nii töötavad väga paljud fondid. Osad on rahaga, osa tuleb rahas, osa tuleb mingites lubakirjades, osa tuleb mingites võlakirjades, mis makstakse tagasi siis, kui saab ja kas saab ja mis protsendiga ja millal. See on nagu praegu Ukrainat lõigutakse. Kes tahab tuumajaamu, jaamu, kes tahab veel midagi. Muide, mul on üks Norra teadlane,
ütlen ta nime ka kohe, Glenn Diesen, Kagu-Norra ülikooli professor. Ja ta ütles tähelepanuväärse lause Ukraina kohta praegu. Võib natukene konarlik tulla, aga tõlgin käigu pealt. Ameerika Ühendriigid väidavad, et kõige parem julgeoleku garantii Ukraina jõujaamade, tähendab aatomieelektrijaamade jaoks, kui on see, kui Ühendriigid võtavad omanduse üle, noh, ownership, võtavad endale. Sest pärast seda, kui Euroopa jagamise, või vabandust, Ukraina jagamise on lõpetanud ameeriklased, venelased ja Euroopa Liit, ei pruugi seal midagi palju enam alles olla. Saad aru, lause, kui Vene, Ameerika ja Euroopa Liit on seal see jagamise ära lõpetanud. Vaatame seda kui pilootprojekti. Jaga ja valitse, tükeldame, jagame ja muide, britid on sügavad seal sees. Vaata, et kõige vingemalt. No läbi sajandite on see niimoodi olnud. No vaadake ajalugu, kui ega inglased on Mustas meres korduvalt rünnanud nii Krimmi kui ka kõik igasuguseid teise tegelasi, kes seal ümberringi on. Aga Briti impeeriumi selgroog on tänaseks murtud, ehkki finantsiliselt ja selliselt mõjuvõimult on ta ikkagi endiselt maailmas ikka väga ja väga arvestatav tegelane. Ehkki oma impeeriumi on ta ammu kaotanud, ta valitses maailma meresid ja kunagi tuletan meelde 3/4 maismaast, kogu maakera maismaast oli Briti impeeriumi krooni juveelide kõik siin niimoodi kinnitatud. Aga tänaseks päevaks ei ole selleks midagi alles jäänud. No ega Briti impeeriumit nüüd tagatoaks ei nimeta, aga süvariigiks võib-olla küll. Oi, muidugi. MI5, eriti MI6, need on ikka. Ja esimesed 4. Neil on kõvad traditsioonid, neil on võimalused, neil on väljaõppe ja neil on kõik muu, väga palju teisi asju, mida meil veel hetkel ei ole. Muide, Ukrainast veel üks juriidiline asi. Me ei hakka siin hukka mõistma ega õigustama ega mitte midagi. Toome nii, nagu on, aga huvitavad juriidilised nüansid lihtsalt. Ukraina raadas oli arutusel seaduseelnõu, mis pidi mille kohaselt sai vastutusele võtta need TCK, see on siis territoriaalne central komplektaats, see on tõlkes territoriaalne komplekteerimiskeskus, jutt käib nüüd, see on nagu sõjakomissariaat, kus kutsutakse inimesi tegevteenistusse, mitte ei kutsuta, teinekord püütakse kinni ja lihtsalt suunatakse sinna. Aga olgu pealegi. Ja nüüd, et kui seda on tehtud seaduslikult või ebaseaduslikult ja kui on tehtud ebaseaduslikult, siis kas inimesel on võimalik sõjaväest antud juhul ära tulla, kuna tema sõjaväkke mobiliseerimine toimus seadusi rikkudes. Nii. Ja see on, ma ütlen sulle kohe, et ma nüüd ei eksiks jälle. Ma trükkisin selle endale välja, tõlgin jälle käigu pealt. See on Ukraina ülemkohus on keelanud nende isikute lahtilaskmise või error saatmise sõjaväest, kelle suhtes on toime pandud nende värbamisel seaduse rikkumisi. Ja nüüd kohus pööras tähelepanu sellele, et väeteenistusse kutsumise protseduur on pöördumatu. Ja siis ja isegi kui peaks lahti laskma sõjaväest selle, kelle õigusi on rikutud, siis see ei taasta seda olukorda, mis oleks olnud enne tema sõjaväkke kutsumist. Tal oleks jalg alles või midagi niisugust. See oli, ja kaasuseks oli siis see, et üks inimene, kellel ei olnud jalga, see kaebas, et teda on võetud jälle uuesti sõjaväkke ja tema suhtes ta ei käinud läbi meditsiinikomisjonist või arstlikust komisjonist, kus öeldakse reeglina, et kas ta on kõlbulik või ei ole kõlbulik. Nii et ei ole mitte midagi.
vot, nii et ja Ülev Raada, nüüd taheti seda ära muuta, aga Ülev Raada võttis selle oma päevakorrast välja, see oli jälle lõhkumist ja kisa oli kui palju, aga võt niisugune, et mis sest, et on rikkumistega, aga nii et selge see, et riik on väga raskes olukorras, igatepidi raskes olukorras ja mingid asjad, mis muidu ei ole õigustatud, võib-olla nüüd on, aga me ei õigusta ega midagi, aga lihtsalt huvitav, et kui sa oled juba sõjaväkke võetud, siis on kõik õige, sellepärast, et kui me seda lahti laseme, siis see ei taasta seda sõjaväele eelnenud olukorda. Sa oled juba sõjaväes käinud, tähendab, kuidagi niimoodi. Huvitav, juriidilised kaasused, ja me ei hakka siin seda lahti arutama, aga lihtsalt huvitav. Nii, meediakriitika on ilmunud, ma nüüd loen jälle ette. USA ühiskonna lõhestatust ja polariseeritust arvestades on ajalehtede ühe partei ja maailmavaate poole kaldumine halb. See käib nüüd ainult Ameerika kohta, et tähendab Ameerika ühiskonna lõhestatust ja polariseeritust arvestades on ajalehtede, sealsete ajalehtede. Mul on niisugune tunne, et selle autor, muide Tartu Ülikooli kaasprofessor, ei ole Ühendriikide ajakirjandusega kõige hästi kursis. Seal on seinast seina kõikvõimalikke seisukohavõtte ja mingit rääkida nagu mingist homogeensest struktuurist Ühendriikide ajakirjanduse puhul ei ole põhimõtteliselt lihtsalt võimalik. Ehkki meil, jah, et suuremad ajalehed, ka need ei ole muide ühesugused. Võta Päevaleht ja Postimees näiteks. Need ei ole ühesugused. Postimees on viimasel ajal eriti ikka oluliselt tõsisem, oluliselt sügavam, oluliselt objektiivsem, oluliselt vähema kaaluga propagandist, kui seda näiteks Päevaleht. Aga no nii on. Aga nüüd öeldakse, et ühele poole, siis on halb. Eelmine kord rääkis see samane isik, et tegelikult peabki olema kaldu, seepärast, et sõjarindereporter ei saagi olla objektiivne. Peab olema kaldu õigele poole. No näed, sa ütlesid välja ja mina mõtlesin siin. Ja see tähendaks, et alati võib kellelegi ära väänata mustade mõtete eest peas. Nii, aga Kristina Kallas on meie lemmik. Ta ütleb huvitavaid asju. Ta ütleb, valitsusel, kuula nüüd, valitsusel plaanib võimaldada igal eestlasel kriisivalmiduse koolitus läbida. Kui ei ole eestlane, siis ei saa läbida, aga valitsusel plaanib, ei tea mida see lause peaks tähendama. Kurat, me praegu läbime seda kriisi, nii et vaht Kesk-ja kriis. See on möödas. Aga kuidas Kristinega enda lood on? Kas ta on selle läbinud või on läbinud? See on delikaatsed isikuandmed. No ta ei ole ka eestlane. Ta ei peagi läbi. Aga presidentinna Kaljulaid ütles, et kes tunneb, et on eestlane, see ongi eestlane. Aga kui tundeid ei ole? Kristina Kallas ütles veel midagi ilustat. Kristina Kallas ütleb niimoodi, valitsus vastutab 1,3 miljoni inimese eest. Nii, ma olen sellega grammatiliselt süntaks õige, kõik. Mul on ainult üks küsimus. Milles seisneb see vastutus? Kui Kristina Kallas haridusministrina, parteijuhina, millel on 2% toetust, ütleb niimoodi, valitsus vastutab 1,3 miljoni inimese eest. Need inimesed järelikult ei vastuta millegi eest. Aga milles see vastutus seisneb? Risti neid ju keegi ei löö, eks ole. Kedagi vastutusele võetud just kui ka ei ole. Vastutab. Näiteks kui meie sinuga 8 läheme siit õue, lööme esimese ette juhtuva akna katki. Nii, kaamera on üleval, tehakse kindlaks. Me kas maksame selle kinni, saame mingisuguse administratiivkaristuse ka takka otsa või mine tea. Me vastutame oma tegude eest. See vastutus on fikseeritud.
milles meid süüdistatakse? Me lõhkusime akna ära, tekitasime kahju inimesele. Lõhkusime. Ja kui me võtame hea advokaadi, siis me tuleme sealt puhtalt välja, sest ta tõestab ära, et süüdistus on esitatud valesti, me ei lõhkunud, me purustasime. Selge. Ja võt, sellised tühjad sõnad vastutab 1,3 miljoni inimesest tegelikult ei vastuta. Tõmbas enda õhku täis. Sest milles see vastutus seisneb? Mitte milleski. Kas keegi on proovinud defineerida? Ma tean, et äkki sõnaraamatus on mingi arhaistlik definitsioon ka vastutusele, aga kuidas on päris elus ja kui läbi päris elu püüda defineerida vastutust, kas see on midagi, mis paneb sooritama sammu tagasi või edasi? Ma tegin Riigikogu liikmetega, peaaegu kõikidega, lühiintervjuud ühe Eesti kodanikupäeval ilmus Eesti televisioonis üks saade, tähendab ei ilmunud, jäi ilmumata, sest sisu ei kõlvanud. Ma küsisin Riigikogu saadikute käest, ilma nimeta, lihtsalt järjest, mille eest teie vastutate? No siis tuli kõikvõimalikke loosungeid, milles see vastutus seisneb. Siis oli kõik. Mõnel puhul vaikus, no see on ikka poliitiline ja nii edasi. Tegelikult sisuliselt ei vastuta millegi eest. Ja siis küsisin ühe küsimuse veel, mida te juhite? Nad ei tea. Mitte ükski ei teadnud, mis on juhtimise objekt, kes on juhtimise subjekt ja nii edasi. Ei tea. Millega nad seal tegelevad, ei ole võimalik aru saada. Aga lihtsalt sõnu võib loopida ilusaid ja koledaid. Muide, Kristina Kallase haldusalas on ka Harno, haridus- ja noorteamet. Ja, olen kuulnud, oled rääkinud. Tohutu kaadriga, tohutu ametnike armeega. Kõik vastutavad nii, et higipüllid otsa ees. Trump allkirjastas määruse haridusministeeriumi sulgemiseks. Andis need valitsused üle osariikide valitsustele. Kui meil ei paneks kinni Harno, hunnik rumalusi, ma võin kinnitada, jääks tegemata. Täiesti joonelt ja kinni. Kõik ei ole vaja, lihtsalt ei ole vaja. Aga paljudel inimestel on tööd vaja ja niisama ei saa. Nii, olgu pealegi. Euroopa hääl on selline asi olemas. Hakkame siin, üks Sloveen, muide, ütleb niimoodi, hakkame Euroopa okupeerijatele vastu. Kuule edasi. USA tahab juhtida meid üheskoos idasakslastega. No, kes need idasakslased nüüd on? Idasakslasi ammu ei ole. Ma tean olemas igasuguseid sakslasi, kelle keelemurrete alusel, näiteks Plattdeutsch ja Hochdeutsch ja nii edasi. Volgasakslased. Volgasakslased on olemas ja muidugi, loomulikult. Aga idasakslastega, mismoodi siis nüüd see vahet tegemine on? Muide, Sloveenia on selles mõttes üks huvitav koht. Sa tead, mis ta pealinn on? Ljubljana. Jaa. See on üks igavesti tore linn, aga seal on ametlikud keeled, on sloveeni keel ja ka Itaalia ja Ungari on ka ametlikud keeled. Muide, Ameerika Ühendriikides Donald Trump teeb ühe väga huvitava liigutuse. Esimest korda kehtestab inglise keele riigi ametlikuks keeleks. Tõsi küll, ta ei ole see RP, exclusive pronunciation, mis on inglastel, aga siiski inglise keel, no olgu see American English, Ameerika inglise keel, aga inglise keel Ameerika riigi keeleks. Nii et Ameerika on saamas endale riigi keelt. Aga kas seda varem ei olnud? Ma tean, ühe häälega ju mindi inglise keele peale, muidu oleks saksa keel tulnud. Ei, ametlikult ei ole olnud. No jah, mine sa tea. No, nüüd Donald Trump tahab seda teha.
koos kõikide nende normidega, mis sealt tuleb ja siis tuleb hakata natuke teistmoodi käituma, ei ole päris niimoodi, et come vai. Olgu, nii. Eero Merilind ütleb niimoodi, viime Eesti tervishoiusüsteemi üle turumajandusele. See on Riigikogu liige muide. Kuhu veel? Turumajandusele. Kas meil on mõni riigihaigla või on meil tegemist siiski eraõiguslike aktsiaseltsidega, mis on ette nähtud kasumi teenimiseks? Vaata, see on põhimõtteliselt, ma tahaks öelda, miks see ei ole võimalik. Tähendab, võimalik, vägistada on alati võimalik. Tähendab, sundkorras kehtestad mingisuguse regulatsiooni ja kes ei allu kinni, pokri, kõik. Jõuga saab kehtestada kõik. Kui väga vaja, lendab tuvi ka mesipuusse ja saab ikka. Aga võtame ühe lähtekoha kas või, see kehtib muide ka näiteks koolis. Turumajandus, jah, tervishoiusüsteemi üle turumajandus. Turumajandus tähendab mida? Kui sa lähed turule, võtab kõige lihtsama näite. Ostad kartuleid, siis kartuli müüja. Tema huvi on anda sulle kartuleid niivõrd vähe kui võimalik ja võtta selle eest raha nii palju kui vähegi võimalik. Tema huvi on saada rohkem kasu, ehk anda vähem kartuleid välja ja saada rohkem tulu, saada rohkem raha. Ostja ehk klient, tema huvi on risti vastupidine. Tema tahaks saada rohkem kartuleid ja võimalikult vähe raha välja selle eest anda. See tähendab seda, et kliendi ehk kunde ja siis turumehe huvid on risti vastupidised. Kui me tekitame need risti vastupidised huvid ühiskonnas, siis selle ühiskonnaga kaugele ei purjeta muide. Täpselt sama koolis. Kui õpetaja hakkab tahtma seda, peaasi tund ära lõppeks, peaasi rohkem palka saaks, peaasi keegi midagi ei küsi. Ja õpilane vastupidi, peaasi teeb mulle selgeks ja ongi kõik ja annab endast parima. Ja siis on huvid, on risti vastupidised jällegi. Klient, kunde ja omaniku suhe. Risti vastupidised. Peaksid olema üks ja sama. Nii õpilase kui õpetaja. Ühine huvi on see, et Jukust saaks tõsine Juhan, ta toimuks areng, mis on koolis muide põhiprotsess, millele peaksid olema allutatud kõik teised protsessid. Aga vaata, kui palju vastalisi siis tekiks, kui nad kuradid veel õpivad iseseisvalt mõtlema ka. Meil on koolis praegu konkreetne juhus. Matemaatika õpetaja, esiteks ta ei oska hästi eesti keelt. Teiseks ta ei tunne matemaatikat. Ja pool klassi sellest, 16-aastased, on kogunenud kokku ja ise võtnud lahti, otsinud endale väikse juhendaja, kes tuleb aeg-ajalt, kes taipab matemaatikast väga hästi, tipi jüngrid. Ja nad teevad veatult töid. Nii et õpilased ise on koondunud. Õpetaja ei tunne ei keelt ega matemaatikat. Aga selline on olukord. Muide, Aleksei, või on jah Aleksei, Jašin, Tallinna aselinnapea, kunagi kurtis raadios, et õpetajatest on hirmus puudus. Ja keegi aktiivne kodanik, kellel kõik regaalid olemas, kõik vajalikud ettevalmistused, kõik paberid olemas, võttis ühendust ja kirjutas kirja aselinna peale, et nüüd on niisugune lugu, kurtsite, et ei ole õpetajaid ja tuleks appi, paneks üle alla. Paari päeva pärast tuli vastus, andsime värbamisosakonnale teie andmed edasi ja kodanik ootas ja ootas, 2 nädala pärast tuli Tallinna Haridusametist, värbamisteenistus on seal selline olemas. Kiri, oi, küll on tore, vaadake sealt CV online või kuskil või mingisugune niisugune, et vaadake sealt, seal on kõik kirjas. Kodanik ütles, et vabandage, teil pidi olema suur puudus, et kas on mingit kooli siis, kuhu pöörduda või midagi.
jälle nädal aega vaikust, tuli kiri, oi, vabandust, teie kiri läks hoopis teise inimese postkasti, kuidas see võimalik on, no ei tea, tuli 2 kooli andmetega. Kodanik võttis 2 kooliga ühendust, aga seal olid kõik kohad komplekteeritud. Ma ei tea, kust see võeti, et kohti ei ole. Noh, et seal kedagi üldse vaja on. Inimene pöördus siis jälle uuesti tagasi, sinna värbamisteenistuse poole, asi hakkas juba huvi pakkuma. Küll on kahju, et asi osutus bluffiks, ei olegi vaja, et teie poolt osutatud koolid, seal ei ole kedagi vaja, et seal on kõik õpetajad olemas. Selle peale kirjutatakse talle vastu. Oi, küll on tore, et te olete aktiivselt osalenud. Kirjutage nüüd, saatke mulle need paberid, mille alusel te kandideerisite, mis paberid te esitasite, ma tahan aru saada, miks teid ei valitud. Kodanikul jäid käed rippu, kirjutas vastu. Vabandage, ma ei ole kuskile kandideerinud, ma ei ole mitte mingisuguseid dokumente esitanud. Ma lihtsalt annan teile teada, et seal ei ole vakantsi. Vastus tuli. Suur tänu teile täiendava informatsiooni eest. Ja algas ja jälle järjekordselt mingisugune selline kelbas sõna otseses mõttes. Mitte midagi ei ole võimalik aru saada. Keegi pole talle mingisugust täiendavat informatsiooni saatnud. Lihtsalt ütles, et vabandage väga, mis asja te räägite, et me ei ole kuskil kandideerinud. Ma ei ole mingeid pabereid esitanud. Inimene ei ole mitte midagi teinud. Ei. Siis lõpuks tuli mingi optimistlikki. Küll on tore, et inimesed soovivad õlga alla panna ja aidata. Soovin edu otsingutel. Kodanik muidugi lõi käega ja ütles, et selge pilt. Aga selline on ametniku tase. Aga selliseid asju kirjeldab Peteri printsiip. Jah, muide. Ebakompetentsuse tasand, mitte mõtlemine, vaid reageerimine. Täielik mingisugune umbluu, sa saadad mulle kirja, et vabandage väga, mis kell saun lahti on ja ma kirjutan sulle, et täna on Neptuni tähtkuju on selles parallaksis kuskil ja pood tehakse kell 10 lahti. No sul jäävad ju käed rippu, sa ei saa mitte millestki aru. Antud juhul täpselt samasugune. Ja kui seal haridusametis on ametis sellised ametnikud. Ja neid on palju. Ja neid on palju. Täiesti ebaadekvaatne. No siis ärge imestage palun. Võib-olla see ongi kaasaja märk niisugune, et niisugune peabki olema, aga siis palun ärge rääkige, et teil on pedagoogidest puudus, sest lihtsalt see ei vasta tõele. Osutus bluffiks. Nii, mis veel on? Aha. Kuule, aga mul on sulle üks küsimus veel. Jaanus Nurmaja on kirjutanud niimoodi. Vene Füüreri uus temp tegi lõplikult selgeks. Ülemsibulad peavad Toompealt kaduma. Vene Füürer allkirjastas 4 päeval dekreedi, millega kästakse okupeeritud Ukraina aladel ebaseaduslikult elavatel ukrainlastel 10. septembriks kas lahkuda või reguleerida oma õiguslikku staatust. See on üksnes järjekordne põhjus ebaseaduslikult rajatud objekti ümber kolimiseks Toompeal olevalt aukohalt kuskile mujale, väljapoole Tallinna vanalinna silüetti, mida see mürakas juba 5 põlvkonna jooksul on reostanud. See on huvitav lähenemine selles mõttes, et kuidas nüüd see Putini kiri või mingisugune ukaas kuskil sealt kellegile, kuidas see on seotud nüüd selle kirikuga? Vaata, see lugu on nüüd seotud sellega, et autor tahtis olla tapvalt vaimukas ja terav. Nii, kuule, aga nüüd on, nii, kui need kirik, muide, mis on ehitatud erakordselt kvaliteetselt ja väga hästi muide, ta on ühe teise basiilika järgi üldse ehitatud ja eurooplased, aga no olgu pealegi, kellele meeldib, kellele ei meeldi, mõnele on täiesti ükskõik, igale ühele oma vaade asjadele, mõnel puudub see sootuks, on täiesti koma 2, on seal keegi või miski. Aga kui see sümboliseerib midagi, mida sümboliseerib meile siis näiteks nüüd valitsuse residentsiks tehtud, kus pidulikke vastuvõttusid korraldatakse, Ritterschafti ehk Rüütelkonna hoone. Mida see sümboliseerib? Vaba Eestit või? See Ritterschaft on siin olnud
see on meie kangelasliku minevikuga seotud, raske, kuid kangelasliku. Terve Toompea. Sellisel juhul tuleks buldooser, alustab kuskilt sealt ja tõmbab selle lagedaks. Mul on meeles, kui 3 saksa härrasmeest, no võin eksida, aga nad tundusid olevat niisugused teadjad ja ka baltisaksa juurtega. No nende olemuses on midagi taolist ja kui Giid palavikuliselt seisis 3 jõe ees ja rääkis neile Eesti arhitektuurist, Eesti oma arhitektuurist, siis ja mehed muhelesid ja ütlesid, et meil Lübeckis on samasugune. Aga siis see on ka Eesti arhitektuur või. Giid oli, pehmelt öeldes, vahetas värvi natuke. Aga nii ongi, et ühed meile mingitel teatud ajahetkedel sobivad, teised mingil teisel ajahetkel jällegi ei sobi. See sõltub parasjagu mingitest tõmbetuultest, mingitest poliitilistest eelistustest ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, kõik see jätab kuidagi mingisuguse mulje. Vaat see mentaliteet on, ma ekstra jätsin sulle viimaseks ühe niisuguse lihtsa lause, aga mille sisu on minu meelest väga-väga terav ja juba sajandeid päevakajaline, väga aktuaalne. Eesti firma kohtumisest prints Williamiga, kes teadupärast käis hiljaaegu siin. Eesti firma kohtumisest prints Williamiga näitasime, kuidas saame kasulikud olla. Siin on see mentaliteet kirja pandud ühes lauses, kuidas me sulle auväärt härra kasulikud saaksime olla. Ja, no sellega, kuigi see on nii tapvalt tabav. Jah, on minu meelest ka. Muidugi ei taha ma siin hakata välja tooma, kuidas prints Williamile püüti eestikeelse sõna hääldust õpetada, see oli ka kaunis kole tegelikult, aga mul on veel üks lause. Lase tulla. Ja see tegeleb meie meedia ülistamisega. Kuidas sina mõistad? Meedia on tuvastanud ligi 98 000 Ukrainas hukkunud Vene sõduri. Esiteks, meedia ei tuvasta mitte midagi. Tuvastavad kas meediatöötajad või meedias on turundatud siis selline info. Jah, aga meedia iseenesest, see lause on juba vale. Meedia ei tuvasta mitte midagi. Kui keegi tuvastab või tuvastamata jätab, siis on tegemist subjektiga ehk inimesega. Ajakirjanik see ja see tuvastas või tegi kindlaks või ajakirjanik see ja see ei suutnud kindlaks teha, ei suutnud täpselt määratleda, ei suutnud piiritleda või midagi taolist, vastupidi, suutis piiritleda, suutis määratleda, suutis kindlaks teha. See on subjekt, meedia kui selline ei tee mitte midagi. Lisaks algselt tähendas meedia ka hoopis midagi muud. Jah. Me oleme praegu olukorras, kus taas on rahva hulgas vähe tuntud ja vähe populaarsel spordialal uued edusammud, ministreid on sulle, mulle, nendega on mängitud niipidi, teistpidi. Mis Trump on? Ma küsiksingi, mis on eesmärk, mida peavad need välk-pauk ministrid kangelaslikult või ilmselt mitte rahva, aga riigi heaks tegema hakkama. Ja see on muidugi patune küsimus, aga kauaks neid on? Ei tea. Ega nad ise ka ei tea. Enamus neist muide arvab, vähemalt selline mulje on jäänud, see mulje võib olla ekslik loomulikult, ei suru kellelegi peale, aga millegi pärast tundub, et nad arvavad, et nad on igavesed. Ei ole. No jah, selles mõttes kurb kohe, aga mitu korda sihukest vahetust veel teha saab ja miks? Saab, kõvasti saab. Ja
kindlasti saab. No tegelikult siin on tunda, kuidas rahvas vastutab oma lolluse ees. Ei vastuta. Ei vastuta rahvas ka. Ei vastuta. Minge laiali, aitab. Aga aitäh välja uuriv ajakirjanik Andres Raid. Kole küll, aga meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.